Tšauki tšaugelid Kuutaro kanali vaatajad, aitäh siis kõigile kanali toetajatele. Muidugi natukene alla poolte inimeste, kes videosid vaatavad, ei ole üldse kanaliga liitumisnupu vajutanud. Ma ei tea, mis te mõtlete, võiksite ikka vajutada, aidata mul kanalil areneda. Samas saab järgmine kuu täis siis ka 3 aastat kanali tegemisest ja peaaegu 3500 vaatamist on kanalil olemas või tähendab jälgijad siis või subscriberit. Ja tegelikult suht meeldiv, samas hakkan ise veits nagu väsima või mitte just ka väsima, aga iga nädal teha ikkagi 2 video kogu aeg, tõlgendada neid samu kaarte. Mina pean iga kord tegema 12 tähtku, et kui teie vaatate ainult 1 video või siis mõni, kes vaatab tõusu ja kuumärgi video ka, vaatab 3 või 4 video, eks ju. Aga mina pean neid tähtkujusid tegema iga kord 12 ja lihtsalt ei ole nii palju tahtnud enam aega selle alla panna, et olen ka võtnud ära videode alt enda need personaallugemised ja personaalküsimused, et erandkorras olen siin mõnele peregrupi liikmele teinud aga tegelikult ei taha neid personaalasju ka nii palju enam teha või lihtsalt ei taha nii palju aega panna selle taro alla, sest tegelikult läheb sinna hirmus meeletu aeg ja nende videode tegemine ka. Aga hetkel veel neid videosid ikkagi edasi teeb ja teeb selle 3 aastat täis ja vaatab, mis siis uued tuled äkki puhuvad midagi uut. Aga vaatame siis seekord üle, mida see aprilli esimene pool siis suhetes ja armastuses toob kõigile 12 tähtkujule. Tšauki tšau kõikidele jääradele, kindlasti visake pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida Instagramis. Ning vaatame siis üle, mis on siin jäärale tulemas. Aprilli esimene pool, suhted, armastus, ohoo. Väga huvitav, 2 kaarti lõpetuseks veel ja 1 kaart. Ahaa, ja tulevad lisakaardid ka, väga põnev. Muidugi võtame siit järjekorda need kõik kaardid, mis siit järjest muidugi tulid, aga esimese kaardina tegelikult nägin kohe ära jäära jaoks sauade kuute. Sauade kuus on võidukuse ja uhkustunde nagu kaart, et see tähendab mingit saavutust. Te olete midagi saavutamas, muidugi sauade märk, eks ju, aktiivsus, loovus, kirglikkus, aktiivsus kindlasti see, et te peate ise siin tegutsema, et midagi saavutada, aga samas see kaart ka ütleb, et kui siin olukorras on teie jaoks konkurentsi, siis teie tulete sellest olukorrast välja selle võitjana, et midagi te siin tõesti olete saavutamas. Muidugi nüüd teise kaardina on jäärale väljas siin kuradi kaart. Kuradi kaart võib tähendada nüüd toksilisi inimesi, mingeid halbu harjumusi, sõltuvusi, negatiivset mõtteviisi või illusioonide vangis olemist. Et ma ei tea, siin võib-olla inimestega peate natukene ettevaatlikud olema, et keegi ei üritaks teid kuhugi halvale teele viia või midagi taolist. Samas see võib olla kaljukitse tähtkuju kaart, eks ju, et võib-olla on teil endal kaljukitse seal kuskil sees, siis tähendab see mingit sükest ülimat võimekust, et mulle tegelikult selle lugemise puhul hetkel tundubki, et siit tuleb rohkem see võimekuse energia, et ta võib ka olla mingi negatiivne inimene või harjumus või mingi sõltuvus, eks ju, et sellisel juhul peate te siin millegist vabanema, aga samas teil võib-olla ikkagi midagi siin jäärad on selle kaljukitsega seoses. Sellepärast, et 3. kaardina on esimesse ritta välja anda tähekaart ja tähekaart on ülimalt suur potentsiaali arengute kaart. Et see tähendab alati sükest universumi toetust ja siis samas ka kaitsmisvõimet. Et justkui olete kaitstud võib-olla siis sükeste teemanlike energiate eest või halbade energiate eest või inimeste eest. Ja tõesti võib see tähendada teie jaoks mingit võimekuse saavutamist või taastamist. Tähekaart muidugi räägib mingist raskest teekonnast, et keegi tuleb mingist väga raskest olukorrast välja võitjana. Justkui selles mõttes, et ma ei tea, mida te saavutamas siin olete, aga tähekaart on siuke tuntuse või kuulsuse energia. Et keegi võib siin ka millegiga kuulsaks saada, aga tundub, et te olete saavutamas midagi väga suurt. Et midagi sükest etteaimamatut justkui tahaks öelda. Ma ei ole kunagi taras siin kasutanud sükest sõna etteaimamatu, aga siuke huvitav energia on siin, aga natukene peate ka ettevaatlik igaks juhuks olema, et siin võib-olla mingid halvad inimesed ei üritaks teid enda teelt kõrvale meelitada. Samas nüüd teist rida alustades on siin kohe väljas ka narri kaart
ja narrikaart tähendab alati mingeid uusi algusi või uusi võimalusi või uusi valikuid, isegi uusi inimesi. Ja see on niisugune kerge ja nagu murevaba energia, mis ütleb, et ei peaks nagu väga palju kartma siin. Samas ta nagu soovitab olla ettevaatlik, sest narr on niisugune natukene hooletu ja tähelepanematu, et ütlebki nagu seda, et ärge olge nagu liigselt tähelepanematu, et teil jäävad mingid väiksed, aga tähtsad asjad märkamata. Et kui te olete piisavalt nagu tähelepanelik, siis tuleks siin lihtsalt minna vooluga kaasa ja tasuks siis enda sisetunnet ja intuitsiooni usaldada. Ja ilmselt siin olukorras ei ole vaja teil kiirustada, sellepärast et tuleb siit järgmise kaardina välja anda mõõdukuse kaart. Ja mõõdukus räägib siuksest pigem aeglasest energiast, et mõõdukuse kaart alati ütleb, et nagu peab tegutsema, aga mõõdukuse kaart ütleb alati ka seda, et ei tohi liigselt kiirustada, et tuleb teha läbimõeldud otsuseid ja valikuid. Et tasa ja targu põhimõtteliselt, et samamoodi ta ütleb nagu, et justkui kõike võib, aga mõõdukalt. Et ma ei tea, kui kellelgi on siin mingid halvad harjumused või sõltuvused või noh, muidugi võib olla see negatiivne nagu mõtteviis ka, et keegi mõtleb nagu ise on nagu hästi negatiivselt meelestatud, et siis peaks üritama nagu vabastada neid negatiivseid mineviku energiaid, aga jah, kiirustada ei ole siin kuhugi vaja. Nüüd muidugi eelviimase kaardina on siit jääral anda välja esimene siuke natukene nagu õnnetu kaart ja on see karikate 5 ja karikate 5 on tegelikult siis selline nagu minevikust nagu kinnihoidmine, aga see on nagu kurvad või nukrad siuksed emotsioonid mingi mineviku olukorraga seoses. Ma ei tea, mis või kes täpselt, aga samas karikate 5 on alati jällegi siuke kaart, mis ütleb, et pöörake ümber, hakake uues suunas liikuma, sest uues suunas ootavad uued võimalused ja valikud. Et siin võib-olla kellelgi ongi liiga palju natukene mingeid negatiivseid mõtteid mingi mineviku olukorra suhtes ja peaks lihtsalt vabastama nii-öelda need võib-olla ka hirmud kellegi jaoks, eks, ja peaks liikuma nagu edasi. Et siin kaardid ütlevad, et tasub nagu lahti lasta ja vau, selle peale ka lõpetuskaardina tuleb välja kohus. Ja kohtukaart täpselt räägib spirituaalsest ärkamisest ja negatiivse mineviku energia vabastamisest. Et just õige kaart siia täpselt lõpetusse ka, et ilmselt siin jäärad teil on mingi asi natukene minevikust kripeldab. Samas on siin tegemist ka mingite väga suurte nagu arengutega, et ärge üritage enda tähelepanu pöörata negatiivsetele asjadele võib-olla, et pöörake rohkem enda tähelepanu nende arengute peale, sest mul on niisugune tunne, et seal võivad nagu mingid hästi suured asjad toimuda. Et ja võib-olla tänu sellele on ka siin kergem nagu minevikust lahti siis lasta. Ühesõnaga mõõdukus on siin keskel ja mõõdukus ütleb tasa ja targu, tuleb teha läbimõeldud otsuseid ja valikuid, aga kindlasti tuleb tegutseda edasi. Jäärad, see oli siis selleks korraks teie suhted armastuslugemine, kindlasti visake pöidla nuppu, liituge kanaliga, kes saab toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele sõnnidele, kindlasti visake videole pöidla nuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida ka Instagramis. Ning vaatame siis üle, mis on siin sõnnile tulemas aprilli esimeses pooles suhetes ja armastuses. Ja vau, väga huvitav energia, natukene lausa isegi kuri energia ütleks, et võib-olla siit esimese kaardina annaks kohe sõnnile välja mõõkad 9. Mõõkad 9 on kellegi jaoks kindlasti võib tähendada uneprobleeme, mingeid halbu unenägusid. Samas see on niisugune nagu hirmude kaart, ärevuse kaart, stressikaart võib-olla, aga tihti ta räägib ka mingist mineviku olukorra kahetsemisest. Et ma ei tea, kas see on siin sõnnid teie energia või on see keegi teiega seotud inimese energia, aga keegi justkui kahetseb siin midagi minevikust või kellelgi on mingid hirmud minevikuga seoses. Ja tegelikult, kui siin neid kaarte vaadata, siis võib tunduda küll, sellepärast, et mõõkade 7-le või tähendab mõõkade 9-le järgneb kohe mõõkade 7 ja mõõkade 7 on nagu natukene niisugune valede pettuste kaart, et ta võib ka muidugi olla niisugune nagu taktikalise käitumise kaart, eks ju, et ta võib teile öelda, et lähenege enda olukorrale teise nurga alt või mingi teise taktikaga ja siis te olete palju edukamad. Aga kuna siin on ees juba natukene niisugune nukram energia, siis igal juhul tasub olla sellega ettevaatlik selle mõõkade 7-ga, et valed pettused, mingid vargused, et liigselt ei tasu siin inimesi võib-olla usaldada. Ja muidugi kohe selle peale 3. kaardina annaks siia esimesse ritta välja ka müntide 5 ja müntide 5 on täielik siuke nagu hüljatustunde kaart või puudustunde kaart ja kindlasti ka see kaart tähendab siukseid valesid, pettusi, vargusi, mingid selliseid asju, et rahaasjades kindlasti siin sennid tasub lähitulevikus ettevaatlik olla. Võib-olla ka mingid tööasjad, mingid intriigid võivad olla, kuna mündid on siuksed nagu tööenergiad, et kuna meil on suhted, armastuslugemine, siis on ka töösuhted, eks ju. Et midagi võib siin nagu tööalaselt ka, võib-olla kõige targem ei ole
ma ei tea, kas vahetada töökohta hetkel või midagi siin võib olla. Samas müntide 5 on just siuke nagu pettuse või valetuse või varguse kaart, et ärge üritage mitte lasta ennast ninapidi siin vedada. Muidugi see müntide energia siin ei ole nagu kõige halvem, sellepärast et teise ritta kohe algusesse annan välja müntide 3 ja müntide 3 on pigem hea siuke nagu meeskonnatöö kaart ja räägib ta mingitest tööalastest arengutest ja edasiste plaanide tegemisest. Ja müntide 3 on alati siuke kaart, mis ütleb siis seda, et kui te soovite kiiremini nagu areneda, siis on mõistlik teha siin teiste inimestega nagu koostööd. Ja võib-olla ikkagi siis see mõõkade 7 üritab ka viitada siin nagu teise nurga alt sellele lähenemisele, et võib-olla te siiamaani olete üksi üritanud mingeid asju nagu läbi suruda, aga võib-olla peaks siis paluma kellegilt mingit abi või midagi siukest, et mingi hea koostöö võib siin nagu tekkida. Ja samas kohe müntide 3 järgi annaks siis eelviimase kaardina välja müntide 9 ja müntide 9 on siis eriti hea siuke nagu luksusliku elukaart või külluse nautimise kaart. See on hästi loomeline kaart ja hästi siuke edukas nagu kaart siis, et igal juhul siin mingit materiaalset midagi, mingit üllatust, kingitust, saavutust, palgatõusu, ametikõrgendust, midagi siin on võimalik nagu tekitada teil. Ja tundub, et te saate ise kõigega väga hästi hakkama, sest müntide 9 on siuke kaart, mis räägib hästi iseseisvast inimesest, kes saab enda asjadega väga hästi hakkama ja on justkui eluga rahul. Et väga võimalik, et te olete saavutamas seda energiat peale mingit rasket finants võib-olla olukorda selle müntide 5 ja kogu selle mineviku kahetsemisega. Aga siin võib olla nagu palju erinevaid asju, et midagi siin on nagu minevikus, sellepärast et viimase kaardina annan välja karikate 8 ja karikade 8 on nagu siuke elu mõtte või elu unistuse poole liikumise kaart, aga see kaart ütleb siis alati seda, et selle jaoks, et te saaksite liikuda selle elu mõtte või unistuse poole, selle jaoks on vaja midagi negatiivset jätta nagu minevikku. On see siis mingi negatiivne side või suhe, halb harjumus, sõltuvus, võib-olla ka negatiivne mõtteviis ja just selle nagu illusioonide vangis olemise all on mõeldud siin ka siukseid nagu hirme, et võib-olla mingid mineviku olukorrad on teis tekitanud liigselt palju hirme ja te ei ole julgenud selle pärast edasi liikuda, aga see, et minevikus läks midagi halvasti, ei tähenda seda, et kõik tuleviku olukorrad peaksid ka halvad olema. Et see endal peab see mõtteviis või mindset siis nii-öelda olema õige. Et kui te positiivsemalt suhtute, siis annab siin areneda küll, et lihtsalt tuleb vabaneda mingitest negatiivsetest asjadest minevikus. See oli siis selleks korraks teie suhted armastusvideo. Kindlasti isake pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele kaksikutele, kindlasti visake videole pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati mind jälgida Instagramis. Ja vaatame siis üle, mis siin kaksikule tuleb aprilli esimeses pooles suhted armastus. Ja juba enne lugemist hakkab siin ajastamine pihta. Kaksikud teavad, see on päris siuke tuttav teema, ütleme nii siis. Aga endal mul siis tõusumärk on kaksikus, nii et ka mulle väga omane energia. Ja sellepärast võib-olla ka kaksikutega on siukseid huvitavamaid suhteid olnud. Aga päris korralik oli see praegu. Huvitava energia tuli lauale minu arust kõige esimesena. Ma nägin siis seda sauade rüütlit. Sauade rüütel nüüd kaksikule, ta võib tähendada austaja energiat, eks, et kaksikule või mis see kaksik ei ole oluline selles mõttes, et kõigi jaoks võib ta tähendada sellist nagu austaja siis energiat, aga siukest kütkestava kirgliku austaja energiat. Aga alati siis need rüütlikaardid ei pea tähendama austajat. Võib ka näidata kaksikut teile teie enda energiat, et see on siuke nooruslik energia, hästi siuke enesekindel tegutseja, eks ju, et sauad, aktiivsus, loovus, kirlikkus. Et väga võimalik, et see kaart võib ka teile öelda, et te peate ise nagu natukene kiiremini tegutsema mingis olukorras või kasutama ära enda loomelist poolt või tegema midagi, mida te teete kirega või minema selles suunas, kus te tunnete kirge või midagi taolist, eks ju. Aga kindlasti paljude jaoks võib see olla ka nagu austaja kaart. Muidugi nüüd teise kaardina annaksin siin kohe esimesse ritta kaksikule välja karikate emanda ja tuleb siia nüüd üks inimese energia juurde, tegemist siis naisenergiaga, samas naisenergiat võib olla nii naisterahval kui meesterahval. Tegemist on siin siukse hästi spirituaalse, intuitiivse inimesega, see on ka empaatiavõime kaart, tingimusteta armastuse kaart, aga enamasti räägite ikkagi hästi emotsionaalsest ja spirituaalsest inimesest. Et kui te tunnete ennast selles energias ära, siis väga võimalik, et see on teie nagu energiakaart, aga see võib
võib ka olla mõlemale sugupoolele siuke nagu austaja või partneri energiakaart, aga kindlasti siis siuke nagu spirituaalinimene tundub olevat. Muidugi nüüd kolmanda kaardina on siin kaksikule tulemas välja õnneratas. Ja õnneratas on siuke huvitav kaart, et õnneratas kindlasti soovitab mitte koha peal seisma jääda. Sest õnneratas ütleb, et kui te jääte koha peale seisma, siis võib hakata teid saatma nagu ebaõnn ja mingid asjad võivad sootuks justkui nagu ära lõppeda. Aga ta ütleb, et kui te tegutsete, siis saadab universum teile uusi võimalusi, uusi valikuid ja samas ka head õnne siis selle õnnerattaga. Et pigem siis mingis olukorras tundub et kaardid soovitavad siin kaksikul rohkem nagu tegutseda, mitte jääda koha peale seisma ja ootama mingeid lahendusi või vastuseid. Ja tegutsemises on ilmselt tulemused head, sellepärast et teist rida alustame me kohe siit müntide ässaga. Esimene äss siis tänasesse lugemisse tuleb välja kaksikutele ja müntide äss, küllus äss põhimõtteliselt võib ka tähendada paljude jaoks siukest nagu soovide täitumist ja külluse ja viljakuse energia, eks ju, võib ka olla siis siuke nagu armastuse energia, et mida täpselt siin manifesteerinud või soovinud olete, aga igal juhul tööalastes olukordades ka on see väga hea siuke nagu raha või materiaalne või stabiilsuse, turvatunde nagu energia, et ülimalt positiivne siin hetkel kaksiku jaoks. Ja tuleb kaksikule siis teise ritta keskele välja karikate kuningas ja nüüd on huvitav, et nad tulevad lausa üksteise alla siia täpselt samasse positsiooni välja ja näitab see justkui nagu mingit siukest ideaalset paarilisust, et muidugi siin üks on nagu meesenergia, teine on nüüd naisenergia, et karikate kuningas on siuke hästi avatud meelega inimene, hästi eluküps, peaks hindama olukordi siis kaine mõistusega, tegemist võib olla emotsionaalse inimesega, aga samas karikate kuningas peaks oskama enda emotsioone suht hästi kontrollida. Et ta näitab siin mingit võimalikku tugevat sidet või suhet. Muidugi tegemist võib olla kellegi jaoks ka mingi tööalase asjaga, sest siin vahel on müntide äss ikkagi, eks ju. Ja võib-olla kellelgi on siin ka mingi hästi siuke nagu spirituaalne või side, tugev nagu tööside siis. Et kui tõesti siin vaata see esimene kaart rääkis ka nagu kirega millegi tegemisest, et kui te tunnete tõesti enda töö vastu nagu kirge või teete seda ülima hea meelega, nagu siis kellegi jaoks võib seda nagu suhet näidata, aga sellisel juhul peaks tegemist olema siin mingi ülemuse või mingi siukse hea positiivse nagu energiaga, et mingi teine inimene mängib ka selles olukorras tähtsat nagu rolli. Igal juhul väga hea positiivne spirituaalenergia ja eelviimase kaardina võtavad siit kaksikud välja ka teise ässa. Nagu ma ikka siin tihti kaksikutele ka ütlen, et see 2 on teie jaoks siuke mõnus on ja kui 2 ässa annab, siis on veel eriti hea. Muidugi nüüd mõõkade äss, väga hea siuke nagu selguse kaart, mis ütleb, et mingid olukorrad peaksid lahenema, peaks olukordadesse tulema selgus, kui ei ole olukordades olnud nagu lahendust või midagi siukest. Et igal juhul on see siuke ka illusioonide vangist vabanemise kaart, et kui kellelgi peaks siin olema mingid kõhklused või kahtlused, siis need asjad peaksid siin nagu välja tulema. Ja muidugi mõõkade äss on väga hea siuke uue alguse nagu kaart või võiduka alguse kaart. Ehk siis kui te olete mõelnud siin midagi uut proovida või millegi uuega alustada, siis võib-olla on väga hea aeg selle jaoks, sellepärast et mõõkade äss on siuke edukate, võidukate uute alguste kaart. Ükskõik siis millest, ta on hästi mentaalne kaart ja mõõgad on ka suhtluse kaardid, et võib-olla see on seotud mingi suhtlusega. Et igal juhul siin on võimalik siis väga palju areneda kaksikutel. Ja selle peale ka viimane lisakaart tuleb siit välja anda, karikat 9 ja see on üks parimaid kaarte, millega lõpetada, sest karikate emand ja karikate kuningas on üksteise all on ja karikate 9-st tuleb siis emotsionaalne ja seksuaalne rahulolu, justkui soovide täitumine, väga sarnane energia sellele müntide ässale, eks ju, et põhimõtteliselt siin kaksikud, keegi teist võib tunda enda olukorras justkui, et teie soovid on täitumas või midagi sellist ja väga huvitav, et mul hakkab isegi hääl selle peale ära minema ja ma ei ole absoluutselt enam haige ja mul oli siin kaksikute alguses mingi aevastamisteema ka ja nüüd mul tahab see nina sügelema hakata selle jutu peale veel lisaks. Et väga huvitav energia siin kaksikud teie lugemisse, et mingi siuke spirituaalne, mingi side või suhe, mingid soovide täitumised, 2 ässa. Igal juhul õnnerattaga kaksikud kindlasti tegutsege siin edasi, minge selle järgi, kus sisetunne ütleb ja peaksite jõudma mingite edukate lahendusteni. Igal juhul kaksikud, see oli selleks korraks teie suhted armastusvideo, kindlasti visake pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida mind Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele vähkidele, kindlasti visake videole pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati mind jälgida Instagramis. Ning vaatame siis üle, mis siin meil on tulemas aprilli esimeses pooles suhetes ja armastuses. Ja üks lõpukaart vist ongi ainult veel võtta
ja tuli ka see nüüd välja, läks tagurpidi. Hea küll, jätame ta viimaseks, siin on 2 kaarti veel tagurpidi, aga alustame sellest, mis tuli kõige esimesena lauale. Vähid, teil on esimese kaardina laua peal kaariku kaart. Ja kaarik on siis väga hea siuke nagu edukuse ja võidukuse kaart ja ta tähendab tugevat siukest enesekindlust. Et kaarik siin kindlasti ütleb, et kui te võtate vastu mingi otsuse või teete ära mingi valiku, siis jääge endale ja enda valikule kindlaks. Liikuge kindlalt selles suunas või selle eesmärgi poole. Et ta negatiivse poole pealt võib siin tähendada, et mingid inimesed üritavad teile meelega halba nõu anda või teid enda teelt nagu kõrvale tõmmata. Midagi võib siin olla ka seoses justkui mingi mustema minevikuga, võib-olla mingi inimene minevikust, aga jah, siin kindlasti peaks üritama siis liikuda edasi ja enesekindlalt, sest tundub, et te olete siin mingis olukorras tõesti väga võidukas. Teise kaardina annan Vähile välja kohe sauade ässa. See on 3. äss tänases lugemises. Eelmised 2 ässa sai siis just eelmine tähtkuju kaksik. Et tundub, et tahavad need ässad hakata siin alguses tulema võimsalt. Ja Vähile siis sauade äss tähendab siis ülimat siukest aktiivsust, loovust, kirglikkust. See on alati siuke nagu tegutsemise kaart, aga jällegi tugevalt see enesekindlus just. Muidugi sauade ässal on ka hästi tugev siuke nagu seksuaalenergia, aga hetkel siin mingid siukseid austaja energiaid väga ei ole, et pigem see on enda siuke võidukuse ja uhkustunde energia. Et midagi kindlasti te olete siin nagu saavutamas, igal juhul peab siin nagu tegutsema edasi. Kas te peate olema nagu aktiivne või kasutama rohkem enda loovust ära või tegema siis midagi, mida te teete kirega, et see toob teile mingid võidukused või lahendused. Muidugi 3. kaardina on esimeses reas välja anda nüüd müntide 2. Ja müntide 2 teeb asja huvitavaks, et 2 tähendavad ju alati mingit valikuvõimalust, et kui valikuvõimalust on, siis see on hea. Aga müntide 2 ta on siuke paindlikkuse ja võimaluste ärakasutamise kaart või ta võib ka rääkida siis siuksest heast kohanemisvõimest. Ja mõnikord müntide 2 võib öelda seda, et teie ellu on tulemas nagu justkui mingi muutus, võib-olla ka mingi materiaalne muutus nende müntidega või tööalane muutus. Aga see kaart ütlebki siis seda, et kuna te suudate väga hästi kohaneda mingite uute keskkondadega selles olukorras, siis see tuleb teile nagu kasuks või teie enda loomus tuleb kuidagi teile siin enda olukorras kasuks. Ja müntide 2 on nagu justkui ka võimaluse ära kasutamise kaart, nii et mingit väga head võimalust ootan teile ja selle peale kohe teise rea alustuseks Vähkidele välja müntide kuningas. Müntide kuningas kindlasti näitab siukest stabiilsust, turvatunnet. See on ka siuke usaldusväärse isiku kaart, et väga võimalik, et see on teie enda energia, mille te saavutate või olete saavutanud. Igal juhul materiaalne küllus, muidugi viljakus võib tähendada siin ka rasedust, eks ju, et siuke viljakuse energia on ka müntidel alati olemas, et ei ole siin ka nagu need suhtealased võimalused siuksed nullilähedased, et pigem siin on neid võimalusi, eriti kuna siin üleval on see sauatäss, mis on tugev seksuaalenergia kaart, eks ju, ja küllus, viljakus, midagi siin võib olla, aga ma ütlen, et siin tegemist on siukse nagu meesenergia kaardiga. Samas meesenergiat võib olla nii meesterahvastel kui naisterahvastel. Eriti nüüd naisterahvad ka, et kes on rohkem siukse karjääri olukorraga siin risti justkui. Et siin see esimene rida võib rääkida tõesti mingist karjääri olukorrast ka. Et sellisel juhul ka naiste puhul ma arvan, et see müntide kuningas võib tähendada nagu enda energiat. Samas nagu siin on võimalus, et siis paljude jaoks on see siuke viljaka, küllusliku, turvalise austaja või partneri nagu energiakaart. Ja nüüd eelviimase kaardina tuleb siit Vähkidele välja ülempreestrinna. Ja ülempreestrinna on hästi suur siuke spirituaalenergia, isegi nagu naiseliku spirituaalenergia kaart. Ta tähendab siukest nagu avastuste tegemist või millegi nagu teada saamist. See võib olla ka siuke nagu saladuste kaart, et keegi võib mingi saladuse teada saada, aga või ma ei tea, midagi siin on, mida te saate nagu avastada. Keegi võib avastada põhimõtteliselt ka mingid spirituaalvõimeid iseendas, sest see on siuke nagu spirituaalvõimete kaart või nagu mingi taro lugemise energiakaart justkui ka. Et keegi võib siin hakata midagi väga hästi nagu tajuma ja võib-olla te hakkate tajuma nagu teisi inimesi, kui nad on teiega ausad ja kui nad ei ole või midagi taolist, eks ju. Et see on siuke tugev spirituaalse ärkamise energia. Võib-olla peate siin enda nagu mingit siukest kavalust justkui mingis olukorras ka ära kasutama. Et siin võimalusi on palju ja võimalusi tuleb juurde, kuna ennem oli natukene siuke tööenergia, siis viimaseks kaardiks jääb siin Vähkidele armastajate kaart. Ja armastajate kaart näitab siis mingit väga tugevat kas hingesugulussidet või kaksikleegisidet, et selles suhtes on siis hästi palju siukest nagu kirge, aga samas siis ka harmooniat ja tasakaalu ja samamoodi see
armastajate kaart mõnikord võib tähendada rasedust, eriti kui siin on ka sauad äss väljas, et inimesed, kes soovivad siin vere luua või suurendada või midagi taolist vähid, siis teile võib-olla on see väga hea nagu aeg. Samas uutele inimestele või vallalistele inimestele võib see tähendada uusi nagu inimesi, muidugi väga kirglikke partnereid, sellega peab siin natukene ettevaatlik olema, sest kaksiklegis suhe võib ka mõnikord olla selline, mis tuleb teie ellu, et teile midagi õpetada. Aga igal juhul Kaariku kaardiga tasub siin endale nagu kindlaks jääda, mitte liiga palju kuulata teiste või kõrvaliste isikute nagu justkui siis ma ei tea, kas õpetusi või nõuandeid või midagi taolist. Et keegi võib meelega üritada ka teile siin nagu halba nõu anda, et teid võib-olla teelt kõrvale juhtida. Samas nagu ülempreest rinna on siin väljas, et kui siin peaks olema mingid valed või saladused, siis jällegi see kaart ütleb, et mingid asjad tulevad välja. Nii et olen teie poolt vähid, see oli siis selleks korraks teile suhted armastus lugemine, kindlasti visake pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele lõvidele, kindlasti visake videole pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida Instagramis. Ning vaatame siis üle, mis on siin lõvile tulemas aprilli esimeses pooles, suhted armastus. Lõvi aprilli esimene pool, suhted armastus. Ja üks lõpukaart võtta ja kas läheb tagurpidi või tuleb siiski õiget pidi. Ja need jäävad siis lõpetuseks, see tuleb siia ja muidugi nüüd esimesena lendasid lõvi jaoks kohe välja õnneratta kaart. Õnneratta kaart on muidugi selline kaart, mis lõvid ütleb teile seda, et ei tohi kindlasti koha peale nagu seisma jääda. Et kui te jääte koha peale seisma, siis hakkab teid saatma justkui nagu siuke ebaõnne energia või mingid asjad võivad teie jaoks nagu ära lõppeda. Aga kui te siin tegutsete edasi, siis õnneratta kaart lubab uusi võimalusi, uusi valikuid, võib-olla ka uusi inimesi. Igal juhul head õnne, et ma soovitan siin ükskõik millega te siis tegelete, soovitan kindlasti nagu edasi tegeleda. Ja kohe selle peale teise kaardina annan siit välja järgmise suure arkaani, mis on jõud ja jõukaart räägib siis nii füüsilisest kui mentaalsest tugevusest ja see kaart tegelikult ütleb seda, et teis on kõik olemas, et te saaksite hakkama. Muidugi see kaart võib-olla räägib natukene pisikestest tagasilöökidest või nagu kaigastest kodarates, aga ta ütlebki, et ärge pöörake liigselt tähelepanu negatiivsetele asjadele, et läbi selle te sõidate neist nagu lihtsamini üle ja kaart lõppkokkuvõttes ütleb, et kui te ise alla ei anna, siis teil ei ole võimalust nagu olukorras kaotada. Ehk siis lõvid, kui te ise tegutsete edasi, siis on ainult võidukad nagu tulemused, seni kuni te ise alla ei anna. Et igal juhul tasub siin tegutseda ja selle peale ka siis kolmanda kaardina esimesse ritta annan lõvile välja karikat 9. Ja karikat 9 on seksuaalse emotsionaalse rahulolu kaart ja ta räägib nagu põhimõtteliselt soovide täitumisest, et see on siuke ülimalt külluslik positiivne emotsiooni energia, isegi emotsionaalne nagu küllus või see on isegi siuke natukene üleoleva emotsionaalse külluse kaart. Et tõesti see kaart võib nagu öelda, et kellegi ellu tuleb siis justkui siuke olukord, mis paneb neid tundma, et mingi elusoov või unistus on täitunud ja see tuleb ilmselt läbi selle tegutsemise siin, et väga võimas esimene rida ja kindlasti soovitan siis jätkata. Muidugi teist rida alustab lõvide jaoks müntide paas ja müntide paas on siis mingi väga hea siuke nagu võimaluse kaart. Et ta räägib võib-olla mingist materiaalsest võimalusest, mingist uuest mõttest või ideest, et midagi võib väga külluslikuks saada ja see kaart tasub või ütleb, et tasub nagu mingist olukorrast kinni haarata. Ma ei tea, mis see teie jaoks on, eks ju. Samas muidugi need baasid on siuksed ka nooremapoolsed austaja energiad, et võib siin vallaliste lõvide jaoks tähendada ka mingid nooremapoolsed viljakat või külluslikku austajat. Et võimalusi jälle on ju. Samas ikkagi mul on siin tunne, et lõvid peavad ise tegutsema mingi olukorra või mingi võimaluse nimel ja see võib hoopis neile väga kasulikuks siin osutada. Ja nüüd selle peale siis kohe eelviimase kaardina tuleb välja ka teine baas, mis on siis sauade baas. Ja noh, tõesti tuleb siia nüüd siuke kütkestava kirgliku nooremapoolse austaja energia ka sisse, et tõesti võimalusi siin on, et see mündid võivad tähendada ka küllust ja viljakust, eks ju, või rasedust, et siin võib ka siukseid uudiseid lõvile tulla. Samas sauade baas on siis siuke nagu hästi ambitsioonika nagu inimese energia või entusiastliku inimese energia, et sauade baas alati ütleb seda, et olge julge nagu tegutsege, võtke võib-olla mingeid väikseid riske
riske, aga just ütlebki, et olge julge, et isegi kui minevikus midagi nagu ei õnnestunud, siis proovige uuesti ja võib-olla seekord läheb paremini. Et igal juhul siin kaardid täielikult soovitavad lõvile siin tegutseda, kas siin on mingi sihuke nooremapoolse austaja energia või ei ole, igal juhul väga positiivne lugemine ja lõpetame selle lugemise ka ülimalt positiivselt, sellepärast et tuleb lõvile viimase kaardina välja maailmakaart. Ja maailmakaart on siis suure arkaani kõige viimane kaart ja tähendab ta siis mingite vanade tsüklite lõppu ja uute suurte tsüklite algust. Ja maailmakaart põhimõtteliselt ütlebki seda, et terve maailm on teile avanemas. Uued võimalused, uued valikud, uued inimesed ja see on väga edukas ja väga võidukas energia. Ehk siis kindlasti siin lõvid on midagi saavutamas ja mingid uued tsüklid on algamas ja tõesti peaks tulema siin palju võimalusi ja ilmselt kõige tähtsam siin ongi see, et kohe see õnneratta kaart alguses ütles ära, et ärge jääge nagu koha peale seisma, tegutsege edasi ja kohe peale seda jõukaart meile ütles, et kui te ise alla ei anna, siis ei ole võimalustki kaotada. Ehk siis ärge pöörake tähelepanu negatiivsele, tegutsege edasi positiivsesse suunas, olge võib-olla julge ja rohkem võib-olla enesekindel ja tegutsege ja läbi selle siis maailmakaardiga peaks tulema edukad, võidukad olukorrad teie jaoks. Lõvid, see oli siis selleks korraks teie suhted armastus lugemine ja kindlasti visake pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele neitsidele, kindlasti visake videole pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati mind jälgida Instagramis. Ning vaatame siis üle, mis siin neitsile on tulemas aprilli esimeses pooles suhted armastus. Neitside aprilli esimene pool, suhted armastus, lõpukaart ja hopsti. Lõpukaart tuli, aga läks ta õiget pidi ja tundub, et võtame ta hoopis välja teisena. Aga esimese kaardina neitsidele näen siin ära karikate 10. Ja kümned on kõik siis siuksed uue tsükli kaardid ja vana tsükli lõpukaardid, et tavaliselt kümned lõpetavad ära siis vanu, mitte nii edukaid võib-olla tsükleid. Ja see on siuke head aegade ettekuulutuse kaart ja väga hea siuke nagu pereõnne kaart, et räägib ta kindlasti harmooniast ja tasakaalust ja turvatundest ja positiivsetest emotsioonidest. Et kas siis mingi romantiline või emotsionaalne positiivne tsükkel peaks siin neitside jaoks kas olema alganud või peatselt algama. Muidugi teise kaardina on siin neitside jaoks väljas mõõkade kuningas. Ja mõõkade kuningas võib nüüd näidata teie enda energiat või siis mingit lähedase inimese, partneri või austaja energiat. Et tegemist on küll meesenergia kaardiga, samas meesenergiat võib olla nii meesterahval kui naisterahval. Muidugi mõõkade kuningas on nüüd siuke hästi iseseisev inimene, ta on hästi siuke nagu tegutseja, ta on nutikas, aus, õiglane. Samas muidugi mõõkade kuningas võib olla ka siukse hästi otsekohes ütlemisega, mõne jaoks võib-olla terava keelega, aga samas see on siuke nagu enese kehtestamise kaart. Et see on inimene, kes siis ennast kehtestab, võib-olla te peate ise ennast mingis olukorrast kehtestama või siis kellegi partner siin midagi kehtestab, eks ju. Et see ei ole nagu halb energia, sest mõõkade energia on tegelikult ka suhtluse energia, et siin võib mingi suhtlus ka siis tekkida kellegil. Muidugi neitside jaoks kolmanda kaardina tuleb siit välja anda mõõkade 4 ja mõõkade 4 pigem on siuke kaart, mis ütleb, et te peaksite rohkem pühendama aega ise endale. Et see on siuke nagu puhkamise kaart, et selles kaardis on natukene siukest hirmu või ärevuse energiat, aga samas see mõõkade 4 ütlebki, et te võib-olla olete liiga palju teistele inimestele enda energiat nagu välja andnud ja kui te pühendate rohkem aega ise enda jaoks, siis te suudate vabaneda mingitest negatiivsetest mineviku, ma ei tea, hirmudest siis. Et mis iganes see siin negatiivselt võib minevikus olla. Aga mõõkade 4 on alati siuke nagu vabastamise kaart, aga samast ütleb, et peab puhkama ja pühendama aega endale. Nüüd muidugi teist rida tahab siin neitsidele alustada ülempreestrinna. Ma ei tea, kas võib-olla see sõnum siin väga hästi resoneerub teiega või kui te vaatate üldse mingeid ka teiste Tarva videosid, midagi võib siin väga hästi resoneeruda. Ülempreestrinna on siuke veits Tarva energia kaart. Muidugi ta on hästi tugev spirituaalenergia kaart ja avastuste tegemise kaart, et selle kaardiga põhimõtteliselt mõnikord võib öelda, et inimene võib avastada iseendas mingeid spirituaalseid võimeid. Et te võite hakata ka inimesi nagu paremini tajuma, et kui keegi teile valetab või kui keegi on teiega aus näiteks. Et see on siuke nagu saladuste kaart ka, keegi võib midagi siin teada saada. Müstiline energia igal juhul, aga väga tugev siis siuke spirituaalsete avastuste energia. Muidugi nüüd eelviimase kaardina on neitsidele tulnud siin välja karikate 3.
ja karikate 3 on väga hea sihuke nagu sõprussuhete kaart. Ehk siis võib-olla peaksite te siin rohkem aega veetma mingite positiivsete sõprade seltskonnas. Inimesed, kes ei tee teid maha või kes ei suru teid alla või midagi taolist. Kellegi võivad siin mingid tatoveeringud ka olla, siin ühel inimesel on selja peal tatoveering, eks ju. Aga karikate 3 jah, on väga hea sihuke sõprussuhete energia. Tegelikult ta räägib nagu pidustustest või tähistamistest. Et siin väga võimalik on, et ikkagi saate midagi nagu ka tähistada. Ja muidugi huvitav selle karikate 3 puhul on ka see, et karikate 3 võib mõnikord tähendada, et mingite pidustuste või tähistamiste käigus võite tutvuda uute ja huvitavate inimestega. Et siin võimalusi tegelikult on ja on positiivne energia ja lõpetame ära selle veel positiivsemas energias, sest neitsidele tuleb viimase kaardina välja karikate äss. Tänases lugemises siis esimest korda tuleb karikate äss välja, siin teised ässad on kõik ühe korra välja tulnud, aga nüüd neitsi võtab karikate ässa esimesena endale. Muidugi hästi tugevad romantilised energiad. Kindlasti suhtes olevatele inimestele tähendab ta suhtealaseid arenguid, kokkukolimist, abielu, rasedust, midagi taolist, eks ju. Aga siis ka valalistele inimestele võib tähendada mingeid uusi romantilisi suhteid või sidemeid. Ja see on väga tugev sihuke nagu liitude või suhete kaart ja selles kaardis on samamoodi nagu ka karikate 10 palju sihukest nagu harmooniat ja stabiilsust. Et emotsionaalne küllus on siin tõesti neitside poole liikumas. Ma nüüd ei tea, kas see mõõkade kuningas on teie energia või mingi austajate energia, aga võimalusi on siin mõlemale poolele ja tegelikult karikate 10 ütles, et peaks algama uus emotsionaalselt või romantiliselt külluslik tsükkel. Neitsid. See oli siis selleks korraks teie suhted armastusvideo. Kindlasti visake pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida ka Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele kaaludele, kindlasti visake videole pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati mind jälgida Instagramis. Ning vaatame siis üle, mis siin kaaludele on tulemas aprilli esimeses pooles suhetes ja armastuses. Mis on tulemas kaaludele aprilli esimeses pooles suhetes ja armastuses? Mis on ja olemas ta ongi. Ja 2 kaarti tagurpidi jätame need siis viimasteks, aga alustame siit kohe algusest ja tulisena esimese kaardina on kaaludel siin väljas sauade emand. Mina alati ütlen, et sauade emand on kõige võimekam sihuke emanda kaart taropakis. See näitab sihukest enesekindlust, võidukust, saavutusi, aktiivsus, loovus, kirglikkus, eks ju. Sauad võivad tähendada ka sportlikust või head välimust. Tegemist on siin nüüd naisenergia kaardiga, samas naisenergiat võib olla nii naisterahval kui meesterahval. Et võib see siis olla kaalud teie enda energiakaart, aga väga võimalik, et see on ka sihuke austaja või partneri energiakaart ja sauadel on ka siis tugevam sihuke nagu seksuaalenergia. Nüüd muidugi teise kaardina on siin natukene mingeid blokeeringuid, sest teise kaardina on oma välja mõõkade 8 ja see võib tähendada mingis mõttes siis ka sihukest nagu koha peal seismist või mitte tegutsemist. Et väga võimalik, et siin see esimene kaart ka üritas suunata teid tegutsema mingis olukorras. Et mõõkade 8 tegelikult ütleb, et mitte miski ei hoia teid kinni, et võtke side silme eest ära ja hakake tegutsema. Ehk kui te olete siin oodanud, et keegi teeks teie eest midagi ära või esimesena võtaks teiega ühendust või midagi taolist, siis tegelikult see kaart ütleb, et hakake lihtsalt tegutsema ja siis te näete juba tulemusi. Et keegi hoiab siin iseennast justkui nagu tagasi, et see on sihuke ülemõtlemise energia või illusioonide või hirmude vangis nagu olemine, et keegi peaks vabastama ennast nendest negatiivsetest energiatest. Samas muidugi kolmanda kaardina on siin esimesse ritta anda välja ka siis sauade 7 ja sauade 7 on hästi tugev tegelikult spirituaalenergia kaart ja räägib ta enda ja enda põhimõtetele kindlaks jäämisest ja enda eest nagu seismisest ja see kaart siis põhimõtteliselt ütleb seda, et kui te teete ära mingi otsuse või teete ära mingi valiku, siis liikuge kindlalt selles suunas nagu edasi, et ärge laske siin kõrvalistel või teistel inimestel ennast nagu ümber pöörata või keegi võib üritada teid meelega siin nagu halvale teele juhtida või enda teelt kõrvale nagu juhtida. Ja sauade 7 siis alati ütlebki, et ärge liigselt palju kuulake kõrvaliste inimeste nagu arvamusi või nõuandeid, et liikuge sinna suunas, kus enda sisetunne nagu kutsub, sest see on tugev spirituaalenergia kaart, et intuitsioon, see, millesse te ise usute, sinna suunas liikuge. Ja muidugi selle peale teine rida teotab tulla külluslik, sest esimese kaardina on kohe välja anda siin müntide äss.
ja müntide äss on väga tugev sihuke nagu soovide täitumise kaart. Ülimat küllust tähendab see, võib tähendada ka üllatusi, kingitusi ja väga head sihukest materiaalset tööalast energiat, arenguid siis, eks ju, palgatõuse ja ametikõrgendused ja mingid uued positsioonid. Muidugi kellegi jaoks ka oma firma sihuke loomise energia, eks ju. Et igal juhul tähendab see küllust, rikkust, aga samas ka küllusega viljakust ja rasedust siis võib-olla kellegi jaoks, eriti kuna siin on ka sauade emand üleval, mis on tugev seksuaalenergia kaart. Et võimalusi siin on palju ja ka müntide äss võib tähendada armastuse energiat, sest külluse energia on ka armastus, eks ju. Nüüd aga eelviimase kaardina tahab siin kaalude jaoks tulla välja rippuv mees või poodu ja see kaart võib tähendada natukene sükest segadustunnet või palju asju toimub korraga samal ajal ja see võib tekitada kellegi siin nagu segadust. Samas see kaart ütleb siis, et tasub säilitada rahulik meel ja selge mõistus, et kindlasti ütleb see kaart, et ei tohi siin kiirustada ja kui tunnete ennast kurvana või kurjana või emotsionaalsena, siis kindlasti ei ole õige aeg siin vastu võtmaks mingeid olulisi tähtsaid otsuseid, et tasub ennem nagu maha rahuneda, et see on siuke tasa ja targu kaart, mis ütleb, et tuleb teha neid läbimõeldud otsuseid ja valikuid, et ärge siin liigselt kiirustage, aga samas kuna teil on mõõkade 8 siuke kohapeal seismise energia, siis kindlasti vähemalt natukene tegutsege, et liikuge vähemalt kuhugi suunas, kas või aeglaselt, aga peaasi, et te tegutsete. Ja noh, selle peale muidugi siit kohe viimase kaardina siis välja anda kaaludele ka mõõkade 7, mis mingis mõttes tegelikult ikkagi tähendab tegutsemist või mõõkade 7, ta võib olla pettuste, valede ja varguste kaart, et sellisel juhul ütlen, et tasub teil nagu natukene ettevaatlik olla, aga siin juba käis see läbi, et ei tasu siin kõiki päris usaldada, aga samas mõõkade 7 ei ole üldse nagu nii negatiivne kaart, on pigem neutraalne kaart ja mõõkade 7 teise poole pealt ütleb, et kui te siiamaani ei ole enda olukorras olnud nagu edukas, siis muutkegi mingit taktikat või lähenemist sellele olukorrale ja läbi selle tuleb siis teile see edukus ja see võib-olla tähendabki just seda, et te peate hakkama nagu tegutsema. Samas, mis on nüüd nagu siin positiivne, on see, et siin ongi väljas mõõkade 7 ja üleval oli meil mõõkade 8. See tähendab, et meil on 2 kõrvuti olevat samast mastist kaarti ja see tähendab alati ju selles aspektis arengut. Ja kuna mõõgad on mentaalsed kaardid ja suhtlusalased kaardid, siis võib siin areneda mingi suhtlus või tulla siis kellelegi tõesti mingi emotsionaalne nagu selgus. Et keegi võib siin vabaneda ka mingitest mineviku hirmudest ja nii edasi. Et võimalusi siin on palju ja energia ei ole üldse halb ja tegelikult siin on ka mõlemad read lõpevad 7-ga, eks ju, et number 7 või 77 võib siin kaaludele ka midagi tähendada, võib-olla ei ole väga oluline, aga igaks juhuks ütlen nagu välja, et pigem siin kaardid räägivad nagu tegutsemisest, aga rippuv mees või pood ütles, et ei ole vaja liigselt kiirustada, tuleb teha läbimõeldud otsuseid ja valikuid ja samas müntide äss lubab siin küllust, viljakust ja head õnne võib-olla. Aga kaalud, see oli siis selleks korraks teie suhted armastus lugemine, kindlasti visake pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida mind Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele skorpionitele, kindlasti visake videole pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati mind jälgida Instagramis. Ning vaatame siis üle, mis on siin skorpionitele tulemas aprilli esimeses pooles suhted armastus. Skorpionitele aprilli esimene pool suhted armastus ja 2 lõpukaarti. Skorpionile 1 on käes ja hopsti ja tulid mõlemad kaardid tagurpidi ka, mis sobib mulle väga hästi, siis ma saan neid täpselt niimoodi järjest võtta. Mis on nüüd aga väga huvitav on see esimene rida, sellepärast et esimese kaardina tuleb siin välja kohe skorpionitele sauade 4 ja sauade 4 on kõige suurem siuke nagu abieluliidu kaart või justkui nagu liidu tähistamise kaart. Et sellepärast ongi siuke nagu abieluliidu kaart, sest mis liite sa ikka tähistada, et ongi abieluliitu ja tähistad. Muidugi ta võib tähendada ka töösuhted ja armastus või sõprussidemeid, et igal juhul sauade 4 on siuke hea kaart, mis ütleb, et on võimalik luua siis mingeid uusi tugevaid liite või suhteid. Ma ei tea siis, mis liidud või suhted need siin teie jaoks on. Igal juhul sauad on aktiivsed, loovad ja kirglikud, et ise kui tegutsete, siis on teie jaoks need asjad võimalikud. Nüüd muidugi põnevaks ongi teinud selle asja see, et sauade 4-le järgneb kohe sauade 5. Ehk siis
kaks samast mastist kõrvuti olevat kaarti ja see kindlasti tähendab siis justkui selles aspektis arengut, et kuna sauad on aktiivsed, loovad ja kirglikud, siis ükskõik millises selles võib nagu tekkida areng, et kas on teie jaoks mingi aktiivne areng, hakkate rohkem tegutsema, võib-olla sporti tegema, mingi loovuslik areng, eks ju. Samas võib ka olla mingi kirglik, et see võib tähendada siin tõesti mingit suhtluse või suhte energiat. Muidugi sauade viis iseenesest ei ole üldsegi nagu sõbralik kaart, et sauade viis võib tähendada ka mingit nagu konkurentsi, et see on mingis mõttes siuke võitlemise või võistlemise kaart. Võib tähendada mingit konflikte ka või pisikesi tagasilöök ärritavaid sündmusi, et igal juhul iseenesest sauade viis ütleb, et tasub siin eemale hoida ennast nagu mingitest negatiivsetest olukordadest ja inimestest, aga samas ta võib siis näidata ka mingit treenimist või harjutamist, et ta ei ole nagu ülimalt negatiivne kaart, aga ta on natukene siuke negatiivne kaart. Ja muidugi aga see, et see sauade 4 ja sauade 5 on kõrvuti, pigem peaks olema siis skorpionite jaoks siin mingi päris hea märk, et isegi kui siin on nagu mingit konkurentsi, siis tundub, et te olete nagu teistest üle ja muidugi selle peale siis kolmanda kaardina väljas suur arkaan, mis on siis kaarik ja kaarik on väga edukas ja väga võidukas energia ja kaarik on väga enesekindel energia ja kaariku kaart siin võib teile ka nagu öelda seda, et kui te võtate vastu mingi otsuse või teete ära mingi valiku, siis minge kindlameelselt selles suunas edasi, ärge laske teistel inimestel ennast enda teekonnal nagu kõrvale meelitada, et selles suhtes peate ka olema natukene ettevaatlik, et kelle nõuandeid te kuulate, et kaariku kaart mõnikord võib öelda ka seda, et keegi võib meelega üritada teile nagu seda halba nõu nagu anda. Et midagi siin on, et pigem on see, et te peate jääma endale ja enda sisetundele kindlaks. Muidugi siin on see must hobune ja valge hobune, eks ju, must võib tähendada mingit musta minevikku, midagi võib olla siin seotud mingi mineviku inimese või olukorraga, eks ju, et keegi võib-olla üritab teid mingile vanale teekonnale tagasi tõmmata, aga te peate seda vältima ja justkui liikuma selle valge helgema tuleviku poole siin selle valge hobusega. Aga enesekindlus ja tegutsemine ja teist rida selle peale skorpionile alustab karikate äss ja teist korda tänases lugemises tuleb välja karikate äss ja tähendab see siis sükest ülimat romantilist energiat. Kindlasti suhtes olevatele inimestele mingid järgmisi etappe suhtes on see siis mingi kokkukolimine, abielu, rasedus. Igal juhul harmoonia, tasakaal, positiivsed emotsioonid on selles kaardis olemas ja samas siis ka võib-olla siuke nagu turvatunne. Muidugi vallalistele inimestele kindlasti võib ta tähendada uusi romantilisi sidemeid ja suhteid ja kuna siin üleval on see sauade 4, siis see võib ka tähendada seda, et ka uued inimesed võivad siin tutvuda inimestega, kellega nad võivad jääda kokku päris pikaks ajaks või kellega nad võivad lõpuks abielluda. Et siuke energia siin on, et väga positiivne romantiline energia. Nüüd aga eelviimase kaardina tuleb skorpionitel välja sauad 9. Ja sauad 9 on nüüd nagu huvitav, et see on siuke ettevaatliku käitumise kaart või millegi jaoks nagu valmisoleku kaart ja igal juhul siuke tegutsemine, kuna see on ikkagi sauade siuke aktiivsuse, loovuse, kirglikkuse kaart. Aga see kaart just pigem räägib siis mineviku vigadest õppimisest või see kaart ütlebki põhimõtteliselt seda, et skorpionid tundub, et te olete õppinud enda mingitest mineviku vigadest ja justkui enam sama viga ei korda. Ja see kaart tegelikult ütlebki, et kui teie ellu tuleb mingi teatud olukord, siis te teate juba, kuidas selles olukorras käituda. Et kui te natukene tunnete hirmu, et ei tea, kuhu suunas liikuda, siis tegelikult te vist teate, kuhu suunas te peate nagu liikuma. Ja viimase kaardina tuleb siia skorpionitele välja müntide 7 ja see paneb mind arvama, et skorpionite jaoks mingid arengud on juba alanud, sest müntide 7 on rohkem siuke nagu töövilja maitsmise kaart või tulemuste nägemise kaart. Igal juhul näitab ta siukest viljakate ja arengute nagu energiat ja müntide 7 mõnikord võib olla natukene siuke väsimuse kaart, mis ütleb nagu seda, et teil ei ole vaja kuhugi kiirustada, et te võite võtta ka natukene hoogu maha, vaadata olukorda eemalt, hinnata olukorra üle ja siis teha nagu edasisi plaane. Et igal juhul näitab ta teie jaoks arengut ja mingit uute plaanide tegemist. Kaarikukaart näitab teile edukust, karikate äss näitab teile armastust ja samas sauade 4 koha algul näitas siis teile mingite uute tugevate liitude loomist. Väga hea, skorpionid, see oli siis selleks korraks teie suhted armastuslugemine, visake ikka pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele hamburitele, kindlasti visake videole pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati mind jälgida Instagramis. Ning vaatame siis üle, mis on siin hamburile tulemas aprilli esimeses pooles suhted armastus.
mis on tulemas hamburile? Okei, nüüd lendasid hunnik kaarte ja võtame veel mõned kaardid ja olemas nad ongi. Väga võimas energia tundub olevat, sellepärast et esimese kaardina on kohe siin hamburite jaoks väljas müntide 8 ja müntide 8 näitab alati suuri arenguid. Muidugi müntide 8 on siuke nagu aeglane energia või ta tähendab kannatlikkust ka, et see on siuke, kes tasa sõuab, see kaugele jõuab kaart. Ta tähendab kas millegi õppimist, millegi jaoks treenimist, harjutamist, võib ka lugemise kaart olla, aga väga hea siuke ka nagu tööalaste arengute energia. Ehk siis müntide 8 tegelikult siin hamburitele ütleb, et kui te panete aega ja energiat mingitesse olukordadesse, kus te tahate näha arenguid, siis nendes olukordades neid arenguid te peaksite ka nägema. Et väga positiivne arengute energia, lihtsalt asjad võivad oodatus kauem teie jaoks aega võtta. Muidugi teise kaardina on siin olemas sauade 4. Sauad muidugi aktiivsus, loovus, kirglikkus, see aktiivsus kindlasti tähendab siin nagu tegutsemist. Aga sauade 4 on rohkem siuke nagu tähistamise kaart või pidustuste kaart ja räägib ta siis mingite liitude tähistamisest. Et tundub, et hamburitel on siin võimalik luua siis mingeid uusi tugevaid, on need siis sõprussidemed, töösidemed või armastussidemed. Ükskõik, mis teie olukorras siis täpselt paras on, aga igal juhul see kaart ütleb, et on võimalik neid suhteid luua ja saab ka neid suhteid siis tähistada. Muidugi kolmanda kaardina annan ma hamburile välja siit esimesse ritta sauade 7. Et 2 saua nüüd järjest, et kindlasti siis ikkagi räägivad kaardid tegutsemisest, aga sauade 7 on rohkem siuke enda põhimõtete eest nagu seismise kaart või endale kindlaks jäämise kaart. Et sauade 7 ütleb, et kui te tegutsete ja liigute kuhugi kindlas suunas, siis ärge laske teistel või kõrvalistel inimestel liigselt palju ennast mõjutada või ennast enda teekonnalt nagu kõrvale tõmmata. Et siin see kaart võib natuke negatiivse poole pealt tähendada, et keegi meelega üritab teile nagu halba nõu anda või teid nagu enda teelt kõrvale tõmmata. Et pigem te peate siin usaldama enda sisetundet ja intuitsiooni ja siis tegutsema selles suunas edasi, sest tundub, et seal on peidus teie jaoks mingid lahendused ja selle peale ka teist rida hamburite jaoks alustab kaariku kaart ja kaariku tähendab alati siis siukest võidukust või edukust või saavutust, aga kaariku kaart on siis ka hästi sarnane sauade 7-le, et nad on mõlemad hästi siuksed enesekindlad kaardid ja samoodi kaariku negatiivne pool ütleb, et jääge endale kindlaks, ärge laske teistel ennast liigselt palju mõjutada. Muidugi siin kaariku ees on muidugi must hobune ja valge hobune. Must hobune võib tähendada midagi negatiivset minevikust, aga samas see kaart siis ütleb, et liikuge pigem valge helge tuleviku poole justkui. Et tehke õige valik, et kindlasti peate siin tegema õigeid valikuid. Samas aga eelviimase kaardina on siit välja anda ka kohtukaart ja kohtukaart räägib mingitest tegelikest tõdedest. See on hästi suur spirituaalse ärkamise kaart, aga samas ka selgusele jõudmine või olukordade lahendus. Võite siin hakata tajuma või nägema asju teise nurga alt, midagi taolist. Igal juhul see kaart ütleb, et tänu mingitele selgustele või lahendustele saab siin keegi lahti lasta mingist negatiivsest mineviku nagu energiast. Mis iganes kellelgi siin minevikus on, siis tundub, et on see võimalik vabastada ja võib-olla siin kaariku peal täpselt see must hobune on võimalik siis nagu vabastada või mingi must või tume energia. Ja viimase kaardina tuleb siis hamburitele välja siin mõõkade emand. Ja mõõkade emand on tegelikult hästi siuke iseseisva inimese energia, hästi sihikindel, hästi edukas, siuke tegutseja, aus, õiglane. Muidugi nüüd mõõkade emanda üks negatiivne pool on see, et mõõkade emand kipub olema iseendaga liiga karm või nägema siis maailma vahepeal tumedamates toonides, kui see tegelikult on või midagi sellist. Et kui te tunnete ennast selles energias ära, siis hamburid ei tasu siin iseendaga liiga karmid nagu olla. Samas tegemist on siin naisenergia kaardiga, naisenergiat võib olla nii naisterahval kui meesterahval. Et tegelikult see kaart võib siis mõlema sugupoole jaoks olla siuke nagu austaja või lähedase isiku või mingi partneri energia kaart. Et võimalusi siin on, aga pigem mulle tundub, et see on teie enda energia ja te peategi siin vabastama endast mingid negatiivsed mineviku, ma ei tea, harjumused, kogemused, suhted, inimesed, midagi taolist, võib-olla negatiivne nagu mõtteviis, et laske lahti ja ärge olge iseendaga liiga karmid. Hamburid. See oli siis selleks korraks teie suhted armastus lugemine. Kindlasti visake pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida mind Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas.
Tšau kõikidele kaljukiitsedele, kindlasti lisake videole pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati mind jälgida Instagramis. Ning vaatame siis üle, mis on siin aprilli alguses või esimeses pooles tulemas kaljukiitsele suhetes ja armastuses. Mis on tulemas siin kaljukiitsele aprilli esimeses pooles suhetes ja armastuses. Ja 2 kaarti lõpetuseks veel, hopsti. Ja need lähevad tagasi ja võtame välja need, mis siit välja tulid. Ma ei mäleta, kuidas see nüüd järjekord on, kuidagi nii vist. Aga väga huvitav, esimese kaardina kaljukiitsel kohe väljas karikate 6. Karikate 6 on siuke mänglev energia, hästi positiivne, emotsionaalne nagu energia. Võib tähendada mingeid üllatusi või kingitusi, võib tähendada ka mingit suhtlussidet või suhet suurema vanusevahega ja kellegi jaoks võib ka tähendada minevikust tagasi tulevaid inimesi. Aga see peaks olema siis mingi pikema vahega, et võib-olla inimene, keda te ei ole näinud mitmeid aastaid, et see on natukene siuke nagu lapsepõlve sõbra kaart. Igal juhul inimene, kes tekitab teist positiivseid emotsioone. Muidugi nüüd teise kaardina on siin aga kaljukiitsele tulemas välja müntide rüütel. Ja rüütlid on siuksed austajate kaardid ja muidugi alati nad ei pea austaja energiat tähendama. Ütleme niimoodi, et müntide rüütel on nüüd kõige aeglasem rüütel, eks ju, et igal juhul tähendab see kaart nagu siukest kannatlikkust. Et võib-olla siin ei juhtu kõik asjad päris sellel hetkel, nagu te ise sooviksite, aga igal juhul on siin toimumas arengut, sellepärast et müntide rüütel on küll kõige aeglasem rüütel, aga ta on ka kõige töökam ja kõige viljakam rüütel. Ehk siis igal juhul mingid arengud, võib-olla ka mingid materiaalsed arengud siin nende müntidega või tööalased arengud. Et ma ütlen, et alati ei pea olema siuke nagu austaja energia, aga kui see on siuke nagu austaja energia kaart, siis see kaart võib öelda, et mingid asjad nagu arenevad, aga arenevad aeglaselt. Nüüd aga 3. kaardina tuleb siia esimesse ritta kaljukiitsele välja karikate 4. Ja karikate 4 on negatiivse poole pealt natukene siuke nagu solvumise kaart või asja isiklikult võtmise kaart, motivatsiooni puudus, millegi või kellegi vältimise kaart. Samas karikate 4 ei ole üldsegi negatiivne kaart, karikate 4 räägib mingist väga heast võimalusest või mingist väga heast valikust. Ja karikate 4 ütleb seda, et hoidke silmad ja kõrvad piisavalt lahti, et ei magaks maha mingit väga head võimalust või valikut. Ehk siis siin midagi positiivset ikkagi kaljukiitsede poole on tulemas ja pigem tasub siis olla nagu tähelepanelik, et te midagi maha ei magaks. Nüüd aga teist rida tahab siin kaljukiitsede jaoks alustada keisrikaart ja keisrikaart räägib siis 100% alati meesterahva energiast. Et kui te olete meesterahvad kaljukiitsed, kes vaatate, siis teil on võimalik endal saavutada siuke hästi stabiilne ja turvaline ja võib-olla ka nagu siuke mainekas energia, et see on võib-olla natukene siuke kuulsuse või tuntuse energiakaart. Et see räägib mingist väga arukast meesterahvast. Tegemist võib olla vanema meesterahvaga, aga ei pruugi, võib lihtsalt ollagi siis hästi arukas või tark meesterahvas. Muidugi see kaart võib olla siuke nagu isa energia, võib olla ülemuse energia kaart. Keegi võib teile siin head nõu anda, mingi meesterahvas, eks ju, et mingi meesterahvas mängib siin tähtsat rolli kaljukiitsedel. Samas jällegi naiste jaoks ta võib olla siuke nagu austaja partneri energia kaart. Et sellisel juhul tähendab ta kaljukiitse jaoks siukest turvalist, stabiilset austajat või partnerit. Ja nagu ma ütlesin, siis võib see olla siuke nagu isa energia kellegile ka, et võib-olla siin kaljukiitsede elus võib lähitulevikus isa tähtsat mingit rolli mängida. Et võimalusi siin selle kaardiga on, eks ju. Aga nüüd eelviimase kaardina tuleb siit kaljukiitsele välja narrikaart. Ja narrikaart tegelikult tähendab uusi algusi, uusi võimalusi. See on siuke nagu murevaba energia või nagu vooluga kaasa minemine, mitte liigselt nagu kartmine. Narr muidugi on natukene hajameelne või tähelepanematu, et narr kindlasti ütleb, et olge piisavalt tähelepanelik, et ise ei teeks mingeid rumalaid lolle vigu, mis hiljem võivad nagu kätte maksta, aga üldplaanis see kaart ütleb, et te võite nagu minna justkui vooluga kaasa, et ei ole vaja siin nagu liigselt palju midagi karta. Ja viimase kaardina tuleb kaljukiitsele välja veel müntide 7 ja müntide 7 on väga hea siuke nagu tulemuste kaart siis, et müntide 7 on töövilja maitsmise või tulemuste nägemise kaart ja ta räägib, et mingid asjad siin kas on hakanud või peaksid hakkama teie jaoks varsti arenema ja samas müntide 7 ta võib mõnikord olla siuke nagu väsimustunde kaart, et müntide 7 võib öelda ka seda, et teil ei ole vaja nagu meeletult kuhugile kiirustada, et te võite
võtta ka natukene hoogu maha, vaadata olukorda eemalt, hinnata olukorra üle ja siis teha edasisi plaane. Et igal juhul müntide 7 ütleb, et siin olukorras on kaljukitsedel võimalik areneda, tuleb lihtsalt tegutseda rahulikult, samas tuleb hoida silmad kõrvad lahti. Müntide rüütel samamoodi ütles, et head asjad võtavad aega, aga üldplaanis on siin väga võimekas energia ja meestel on siin võimalik endal saavutada, naiste jaoks võib tähendada siis mingit võimekat austajat või partnerit. Kaljukitsed, see oli siis selleks korraks teie suhted armastuslugemine, kindlasti visake pöidla nuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida mind ka Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele veevalajatele, kindlasti visake videole pöidla nuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati mind jälgida ka Instagramis. Ning vaatame üle, mis siis on siin veevalajatele tulemas aprilli esimeses pooles suhetes ja armastuses. Veevalajad, kas alustate väga võimsalt seda lugemist ja tundub nii, et see ikkagi on. Vaatame, mis siin lõpetusse ka tuleb või kas üldse tuleb kaarte või lõpetame 2 kaardiga ära siin veevalaja lugemise ja nüüd vist veevalajad hakkasid kartma ja lõpuks tahtsid lausa munadesse selle viimase kaardi mulle visata. Veevalajad, rahu. Kõik on hästi, võtan ikka kõik kaardid ära, mis tulevad ja muidugi need on tagurpidised kaardid, need jäävad viimasteks ja sealt tuleb midagi põnevat teile veel veevalajad, aga esimese kaardina siis veevalaja jaoks väljas karikate äss ja kõige siuksed romantilisemad energiad, külluse, emotsionaalsuse energiad. See kaart tähendab kindlasti siukest turvatunnet, stabiilsust ja muidugi ütleme niimoodi, et olemasolevatele inimestele on kindlasti see järgmiste etappide siuke kaart, mis võib tähendada kokkukolimist, abielu või rasedust. Samas aga ka vallalistele inimestele võib see tähendada uusi romantilisi austajaid ja see on väga hea siuke romantilise suhte nagu kaart. Ja kohe sellele kaardile järgi tuli siis lauale ka karikate kuningas, mis näitab nüüd siukest spirituaalset, empaatiavõimelist, intuitiivset isikut. See on, karikate kuningas on hästi siuke nagu eluküps inimene, avatud meelega, hindab olukordi kaine mõistusega. Tegemist peaks olema ka siukse emotsionaalse inimesega, aga inimene peaks oskama enda emotsioone väga hästi siis kontrollida. Et kui te tunnete ennast selles energias ära, siis see on teie energia, aga see väga võimalik, et võib olla siis ka siuke austaja või partneri energia. Et tegemist on nagu meesenergia kaardiga, samas ka meesterahvad, kes vaatavad, siis meesenergiat võib olla nii meesterahval kui naisterahval. Et see võib ka meesterahvaste jaoks olla siuke spirituaalse nagu poolega austaja kaart. Et kuna siin on meesenergiat, siis tegemist võib olla ka sellise naisterahvaga, kellel on mingi karjäär ka siin oluline. Et karjääri tegevatel naistel on ka justkui siukest nagu mehelikku energiat. Et võimalusi siin on tegelikult mõlemale poolele ja see on väga hea siuke nagu spirituaalenergia kaart. Muidugi nüüd kolmanda kaardina on veevalajatel siin väljas mõõkade 7. Mõõkade 7-ga natukene peab olema ettevaatlik, sest mõõkade 7 on natukene siuke pettuste, valede või varguste kaartid. Kindlasti ärge laske kellelgi ennast siin üle kavaldada või ära petta, aga samas mõõkade 7 on siuke suhteliselt tegelikult neutraalne kaart ja samas positiivse poole pealt ta räägib nagu taktikalisest käitumisest või mingil olukorral on nagu teise nurga alt lähenemisest. Et mõõkade 7 mõnikord ütlebki seda, et kui te siiamaani ei ole enda olukorras olnud edukas, on see siis kellegi jaoks mingi romantiline side või suhe või mingi tööalane või sõprusside või mis iganes siin on, eks ju. Et ükskõik mis olukorras te olete, siis mõõkade 7 võib soovitada teil muuta nagu seda taktikat või lähenemist sellele olukorrale ja see võib kaasa tuua siis palju kiirema mingi edukuse selles olukorras. Nüüd aga teist rida alustab siin veevalajate jaoks müntide 5 ja see teeb nüüd natukene ettevaatlikuks, sest just rääkisin ära negatiivse poole pealt selle mõõkade 7, eks ju. Ja müntide 5 on siis täpselt siuke ka nagu valede või pettuste, varguste kaart. Rahaasjades kindlasti soovitan ettevaatlik olla, et ärge laske jällegi ennast ära petta. Muidugi see on ka siuke hüljatus või puudustunde kaart, et võib ka tähendada mingit lahkuminekut. Muidugi kahjuks, kuna siin üleval on karikat äss, siis see võib ka tähendada seda, et võib siin veevalajatel olla mingi abielu purunenud, eks ju. Aga samas ei pea alati nii olema, et müntide 5 võib rääkida siis ka mingist mineviku nagu siuksest finantsolukorrast, kus siis võib-olla asjad ei õnnestunud, aga tihti on siis need 5 siuksed just mineviku energiat, et ma pigem loodan siis seda, et kui minevikus midagi sellist veevalajatel oli, siis hakkate sellest nüüd hoopis välja tulema.
aga tuleb siia eelviimase kaardina teile välja karikate 8. ja karikate 8 on selles mõttes nüüd hästi huvitav, et karikate 8 räägib elu mõtte ja elu unistuste poole liikumisest. Samas on siin näha, et inimene tuleb kuskilt varjust ja liigub päikse poole, eks ju. Ja karikate 8 ongi sihuke kaart, mis siis tahab siin veevalajatele öelda, et selle jaoks, et te saaksite liikuda mingi elu mõtte või unistuse poole, selle jaoks on midagi negatiivset vaja jätta siis minevikku. On see siis mingi negatiivne side või suhe, halb harjumus, sõltuvus, võib-olla ka negatiivne mõtteviis, ehk siis sihuke nagu ülemõtlemise energia, aga te ise peaksite veevalajad teadma kõige paremini, mis asi see teie jaoks on. Võib-olla te hoiate mingeid negatiivseid emotsioone minevikust kinni, et midagi läks siin halvasti teil ja hoiate kinni ja tegelikult sellega te kutsute endale seda energiat juurde, et pigem ongi see, et tuleb need energiat vabastada, tuleb õppida nendest vigadest, mida tegite teie valesti, mida võib-olla tegi keegi teine valesti ja tulebki sellest õppida ja mitte seda viga enam korrata ja läbi selle te saategi siis liikuda edasi. Nüüd aga viimase kaardina, mis tahtis mulle lausa munadesse lennata, on välja tulnud siin mõõkade äss, ehk siis päris terav torge tuli siit, on ju. Nalja ka, aga mõõkade äss on sihuke nagu avastuste kaart ja selguste kaart. Et igal juhul, kui siin on mingid saladused, pettused, mingid siuksed asjad, siis väga positiivne on siin lõpus see mõõkade äss, sest see kaart ütleb, et tuleb nendesse olukordadesse nagu selgus või tuleb olukordadesse lahendus. See on kindlasti ka sihuke illusioonidest vabanemise kaart, et kui tõesti siin keegi oli kinni mingites mineviku hirmudes või muredes, siis ka need asjad peaksid siin selle mõõkade ässaga saama lahendatud. Ja muidugi mõõkade äss on selles mõttes ka huvitav kaart, et mõõkade äss on hästi edukate uute alguste kaart. Et veevalajad, kui te olete mõelnud siin midagi uut proovida või alustada millegiga, siis ma kindlasti soovitan nagu proovida, sest mõõkade äss ütleb, et mingi uus asi võib väga edukaks nagu saada. Et väga võimalik, et minevikus läks siin materiaalselt mingi asjaga nagu halvasti, võib-olla ka suhtealaselt siis, eks ju, aga mingi uus algus võib tulla siis palju positiivsem ja 2 ässa on siin juba väljas ja väga hea siis spirituaalenergia karikate kuningaga, nii et ma loodan, et veevalajad väga midagi siin teie jaoks valesti minna ei saa. Aga see oli siis selleks korraks teie suhted armastuslugemine, kindlasti visake pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida ka Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele kaladele, kindlasti visake videole pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati mind jälgida ka Instagramis. Ja vaatame siis üle, mis on siin kaladele tulemas aprilli esimeses pooles, suhted armastus, ossa. Ja no kaladel on nüüd siin kurja juttu palju tundub. Muidugi jah, alustame siis kõigepealt sellest kaardist, mis tuli esimesena lauale. Kaladel on siin väljas karikate 8. Karikate 8 muidugi on elu mõtte ja unistuse poole liikumise kaart, aga karikate 8 räägib natukene mineviku pimeduses olemisest või see kaart soovitab siis selja taha jätta kas negatiivsed inimesed, halvad harjumused, sõltuvused või mingi negatiivse mõtteviisi. Et põhimõtteliselt karikate 8 ongi sihuke kaart, mis ütleb, et kui te soovite liikuda elu mõtte või unistuse poole, siis on vaja midagi negatiivset siin jätta nagu minevikku. Ja ma arvan, et kalad ise teate kõige paremini, mis asi see teie jaoks on. Muidugi teise kaardina on õnneks tulemas teie jaoks välja ka sauad 9. Ja sauad 9 on ettevaatliku käitumise kaart ja millegi jaoks nagu sihuke valmisoleku kaart või ta on tegutsemisvalmis olev kaart justkui, et sauad on aktiivsed, loovad ja kirglikud ja see aktiivsus tähendab siin nagu tegutsemist ja sauad 9 on sihuke kaart, mis ütleb, et kui teie ellu peaks tulema mingi muutus, siis te olete tegelikult valmis nagu tegutsema ja see on selles mõttes hästi hea kaart, et ta räägib ka mineviku vigadest õppimisest. Et tundub, et kalad te olete siin õppimas enda mingitest mineviku vigadest, mis on väga positiivne. Küll aga lõpetame siin esimese rea ära kuradi kaardiga ja kuradi kaart, ta võib tähendada siin mingit kokkupuudet kaljukitse tähtkujuga, aga ei pruugi, eks ju, et kuradi kaart ikkagi räägib siin mingitest halbadest harjumustest, sõltuvustest, negatiivsetest, toksilistest inimestest või suhetest. Muidugi kindlasti tasub ennast siin konfliktidest eemale hoida, võib-olla ei tasu ka liigselt palju inimesi siin usaldada, et keegi võib üritada teid nagu halvale teele meelitada või midagi taolist. Kellegil võivad endal olla siin mingid sõltuvused, aga see ei pruugi olla siis teie enda energia, et see võib ka siin olla mingi austaja partneri lähedase isiku energia, et ma ei tea, mis siin täpselt toimub, samas kuna siin keskel on see sauad 9, siis tundub, et te nagu liigselt palju justkui kartma ei pea, et kui midagi toimub, siis tegelikult teie teate, kuhu suunas liikuda. Et selles mõttes on nagu
nagu positiivne. Ja nüüd huvitav on see, et teist rida kalade jaoks alustab surma taassünnikaart. Ja surma taassünnikaart on sihuke hästi suurte või pikkade tsüklite lõpukaart. Ja ta räägib spirituaalsest muutusest ja avastuste tegemisest ja justkui ka sellest, et kellelgi võivad tekkida nagu uued maailmavaated või keegi võib hakata maailma nägema täiesti nagu teise nurga alt, et see ongi sihuke spirituaalne ärkamine, et hakkate mõistma asju palju paremini. Keegi võib avastada ka mingeid spirituaalseid võimeid või midagi taolist. Igal juhul surma ja taassünni kaart on pigem sihuke nagu aeglane energia, et see kaart ütleb, et ei ole vaja kuhugi nagu kiirustada, et kõik asjad peaksid juhtuma omal õigel hetkel ja ajal. Aga ikkagi, kuna meil on siin üleval väljas see karikate 8, siis tundub, et millegist negatiivsest on teil vaja nagu vabaneda, aga lihtsalt sellega ei ole nagu kiire, vaid ajapikku nagu, et te peate millegist vabanema. Võib-olla on siin tõesti kalad teil mingid halvad harjumused või sõltuvused. Muidugi eelviimase kaardina on siin väljas kalade jaoks müntide 6. Ja müntide 6 selles mõttes on hästi hea kaart, et müntide 6 tähendab sükest nagu võrdset võtmist ja andmist. Muidugi võitmine, kaotamine, aga müntide 6 ikkagi on pigem positiivne energia. Võib siin tööalastes olukordades tähendada mingeid arenguid, palgatõuse, aga samas siis ka suhtealastes olukordades võib ta tähendada sükest võrdset panustamist. Et kui teie panustate, siis panustab ka partner ja muidugi ka tööalastes sidemetes. Et süke raharingluse kaart pigem positiivne nagu energia. Ja muidugi nii viimase kaardina on siin kaladele tulnud välja spirituaalse ärkamise kaart, jällegi kohtukaart. Et väga tugev spirituaalenergia siin kalade lugemises on. Ehk siis võib-olla tõesti hakkate siin mõistma või tajuma asju nagu paremini kui varem. Võib-olla tunnetate ka paremini ära, kui inimesed üritavad teile mingit häma või pudi silma siis ajada selle kuradi kaardiga või kui keegi üritab teiega nagu manipuleerida. Igal juhul mingid avastusi siin selle kohtukaardiga te peaksite tegema. Ja kohtukaart on ka siuke kaart, mis ütleb, et tänu mingitele avastustele, selgustele või tõdedele saate te siin lahti lasta mingist negatiivsest mineviku energiast. Ja täpselt esimene rida meile seda ju rääkis, et on vaja siin vabaneda mingitest energiatest ja tundub, et te teete selle asja nagu läbi ja toimub teil see spirituaalne selgus või ärkamine ja läbi selle siis suudategi liikuda edasi ja jätta selle negatiivse, mis iganes see on, asja minevikku või kelle minevikku. Kalad, see oli siis selleks korraks teie suhted armastuslugemine ja kindlasti visake pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada või liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas.